natuke aega tagasi toimus siin Tallinnas Kalju kohvikus või siis Rock Cafe's selle vastava koha sünnipäev ning seal esinenud Mihkel Ratt esines koos oma bändiga ja üllatas uue Imagoga. Nime tavapärased šikid, tumedates toonides pintsakud, viisakate viigipükstega olid asendunud siis mässumeelsete valgete riiete ja ka pearätiga ja laulja naerab ja ütleb, et ei ole hipiks hakanud ning lisab hetke pärast ajakirjanikule valge on seks. Tere hommikust, Mihkel Ratt! Tere! Mis case siis on, kas oled ka praegu pintsakus või on siis mässumeelsed valged riided seljas? Ikka mässumeelne. Rätik peas, normad küljes ja rock and roll. Kas oled siis hakanud hipiks? Ei ole, et olen rokkar. Oled rokkar? Olen sünnist saati tunne, et olen rock and rolli mees ja rock and roll on mu elu. Ma saan aru, et sulle meeldib valge sellepärast, et sa tahad natukene siis teist moodi olla. No, selles mõttes, et paremini väljendada enda rock and rolli mässu meelt, et olen ostmas ka mootorratast ja vanaisa käes siin vana tagi õmblen siia just praegu neid narmaid külge varukatele, et oleks nagu rohkem rebel ja samuti lähen täna siis teen uue nime endale. Nii, mis sinu nimeks siis saab? Mihkel Pearätt. Mihkel Pearätt, see on siis sellepärast, et nagu sa oled öelnud, on sulle hirmsasti viimasel ajal pearätikud meeldima hakanud ja sul on siis lausa pearätikute fetiš. Kuule jah, et selline, et see on kuidagi minu meelest nad väljendavad sellist mässumeelt ja protestivaimu ja noort hinge ja selliseid asju, et muidugi mul on juba öeldud seda ka, et see ei ole sulle ainult mingi fetiš, vaid see on nagu selle haigus, seepärast, et ütleme nii, et ärkan ma hommikul üles, lähen duši alla ja panen kohe siis ütleme saunalina pähe endale nii-öelda, ümber pea. Kas see on ikka fetiš ja sa tahad siis ühesõnaga igasuguseid erinevaid kaltse, mis sa kuskil näed, tahad kohe pähe panna? Ja mitte ainult pähe, et sa hakkad levima ka mujale, et selles mõttes, et juba see on nagu vaata boksijad panevad nagu endale käte ümber ka siuksed sidemed. Neid ja samuti olen hakanud juba jalga panema. Oled siis hakanud endale nartse ümber jala siduma? No ütleme nartse rätikuid ja nüüd ütleme öösiti magan juba niimoodi, et tõmban nagu täiesti kõik terve keha üle. Kas hakkad mumifitseeruma vaikselt? Sinust on saamas muumia? Vot ma ise nagu mõtlesin... Mummo! Mõtlesin nagu seda sama asja peale, et vaatad nagu peeglisse on ju, ja või keegi sind kõrvalt nagu vaatab on ju, et siis nagu vaatab, et muumia, aga mina nagu vaatan ikkagi, et on mässumeel ja protestivaim ja võib-olla selline ürgne vaarao nagu värk on nagu vaata, on ka nemad olid ka ju protestijad ja olid küll ja mütoloogia ikka on seks on ju. Ja mütoloogia on seks on ju, ajalugu on ju lahe on ju, protesti ja mässu ja rebel. Ja siis mõtlesin, et äkki mul on selline ürgne vaarao värk sees, et olen ka nüüd, ütleme, laulutemaatikad on kõik vanadest vaaraodest ja mütoloogiast ja see on nagu selles mõttes nagu seks. Mihkel Pearätt, kas oled üritanud ennast ka mumifitseerida? Teadupärast vanas Egiptuses siis pärast surma, muidugi meil võib seda proovida ka eluajal, kraabiti siis ninasõõrmed katki, sealt lasti aju välja ja pandi siis igasuguseid erinevaid herbe ja siis seda ma proovisin eile ja väga hästi õnnestus selles mõttes, et ma tegin lihtsamalt, lihtsalt nuuskasin hästi kõvasti ja praegu siin on ollus on mul laua peal ja panin herbe asemele ja väga mõnus on selles mõttes, et rebel. On rebel. Et mässumeelne värk nagu. Mihkel Pearätt, kui kõnnid kuskil, ütleme sellises kohas, kus on mõni koristaja, kes sellise vanakooli kaltsuga põrandat peseb, nii-öelda sellise vanakooli mopiga, kas tekib ikka tahtmine see endale panna ümber või on sul ikkagi see fetiš ainult kodus ja laval? No, sa selles mõttes tabasid praegu täpselt naela, kuidas öeldakse, on ju? Naelasin täpselt õigesse kohta, et ongi nii, et fetiš on läinud juba nii kaugele, et käin ja näen, et põrandalapp on ju. Ja siis vaikselt ma nagu hiilin selle, ütleme siis koristajamuti selja taha ja esimesena, ma ei taha nagu kohe minna sinna laksaki on ja rabada nagu rebeli kombel see lapi endale pähe panna on.
ma siis ootan vaikselt, kui ta nii teeb suitsupausi, siis ma algul võtan kinga jalast ära ja vaikselt nagu vajutan oma varbad sinna kaltsu sisse. Naudid natuke seda momenti. Ja siis vaikselt, see on juba ümber põlve ja kui ta tõesti läheb pikemale pausile, siis juba niisama püherdan sees. Ja, aga sa oled siis... Ja sageli jooksen ära sellega, panen ümber niuet ja jooksu. Aga sa oled siis öelnud, et hoolimata kõigest sellest sa ikkagi pearätikut tänavale ei kanna, et ikka lavale. See jääb sinu mässumeelsus ja protestivaim. Ei ole mõtet, et paljud inimesed saavad valesti arvavad, et ma olen mingi hipi, aga ma ei ole mingi hipi, et ma olen rock'n'roll, protestivaim, mässumeelsus, rebel. Mihkel Rätt, sina koos oma samanimelise ansambliga annate siis nüüd... Mihkel Rätipeadega koos teete siis tublit tööd momendil debüütalbumi väljaandmiseks, aga oled sa siis öelnud seda, et kindlasti annad selle albumi välja novembris, mitte siis detsembris, et sa ei taha, et seal mingi jõuluplaadi maik küljes oleks. Palun räägi sellest teemast. See on ka mütoloogia seotud, et tegelikult on... Sina annad oma plaadi segan vahele 30. novembril välja. 24. novembril. 24. siiski. Et selles mõttes, et jõulude aeg, et tegelikult see on vana paganausu püha on ju. Aga kuna nagu alates mütoloogia ajast on nagu umbes 6 aega läinud meil siin kuufaas nihkesse, et tegelikult õige värk on nagu novembris, et sellepärast ma olen novembris ka ja kui sa juba küsisid, et mis muusikat me teeme on ju. Kuigi ma ei küsinud seda, aga räägi ikka. Kuna sa küsisid juba seda mitu kordi on ju, siis nagu ma ütlesin, me teeme Bon Jovi covereid, aga ma olen sõnad ära muutnud kõik nagu selles mõttes nagu selle asemel, et vabandust, segan siin vahele Bon Jovi laul Lay Your Hands on Me, te laulate Hands Your Lay on Me. Ei, et kui Bon Jovi näiteks Lay Your Hands on Me, siis meie, see Lay Your Hands on Me ja meie lauleme Tutanhamon, tule siia, come on. Ja siis muidugi on väga hea lugu Bed of Roses, mis on teil siis Varo Ramsese peale ümber tehtud, eks? Bed of Roses on meil tegelikult tule siia sarmel seiki, kus on vanade varade maa. Päris hea on. On küll hea. Mul on endal nagu, ma olen nagu nii rahul, et ma olen nagu jõudnud sellisesse ikkagi sellisesse mässumeelsesse noorusikka lõpuks. Sa oled 25-aastane nüüd. No võib öelda, muidugi ise ma tunnen, et mul on juba aastatuhandeid vanasid, et kuna see nagu see Ramses minu sees. Ei seda muidugi, ancientne oled ikkagi täiesti. Aga oled siin ühes intervjuus öelnud, et 50-selt ei sobiks sul enam sellisest valget mässumeelset riietust enam kanda. Miks sa nii arvad? Õige rockimees ikkagi ei hooli sellest, mis ümbruskonda vaatab või ütleb, vaid paneb oma rida. Ja kui ma ajakirjanikul selle lause ütlesin selles mõttes, et siis ma natuke hakkasin pärast mõtlema ka, et tegelikult võib-olla see võib natukene vale olla. Kuigi mu esialgne plaan on ju, mul on nagu kõik plaan täpselt olemas, mida ma mingi aeg teen. Et esialgne plaan on see, et 50-st ma istun droonil ja väikses püramiidis Keila lähedal. Istun seal püramiidis ja siis nagu Faaro kombel. Või nagu see tüüp sealt vaata selles filmis see Sparta või see 300 vaata. Sparta 300, mis on siis tehtud vaaraudest, eks ju? Ja, et seal istun nagu see tüüp nagu põserõngaga niimoodi ja räägin madala häälega ja siis kõik nagu orjavad mind. Aga samas on teine variant, ma pean panema üks alternatiivi kirja selles mõttes, et tegelikult on ikka õige ka 50-selt ikkagi nahkpüks jalga ja uks aknast välja. Väga hea, Mihkel Pearätt. Tänan, et võtsid jagada siin oma elu meiega, aga lõpetuseks äkki esitad ka oma siis akustilise versiooni sinu uuest hit-singlist, mis siis Bon Jovi versioonis kannab nime It's My Life. Aga mis ta sinul on? Minul on Giza on Life. Giza on Life. Ole hea, Mihkel Pearätt. Giza on elu, mitte life. Mul on ingliskel nii sees, on ju. Saan kohe, sellest ei ole midagi. Giza mu elu, tule siia, kus on püramiidid. Giza mu elu, matan sind koos oma orjadega maa. Mihkel Pearätt, suurepärane, aitäh!